SMIT siis on sisejulgeoleku ja siseturvalisuse peamiselt ja IT-asutus. Meiega puutute kõik igapäevaselt kokku läbi selle, et kui teil on vaja pöörduda või abi saada 112 näiteks, siis see telefoninumber peab olema mitte ainult 24/7 ja 365 päeva töös, vaid ta peab töötama katkematult põhimõtteliselt, et iga minut võib keegi helistada ja vajada abi. Lisaks kindlasti teavad need mehed, kes võib-olla ei ole kõigi kuulekamad riigis meil ja puutuvad kokku tänava peal politseiga, siis ka politsei aitab teid ja korrale kutsuda ja kontrollida teie õigeid andmeid just läbi meie IT-süsteemide. Ma arvan, et kõige lihtsam ja kõige parem on see, mida te kõigi rohkem tajute ehk kodanikena on ka see, et kui SMIT tuleb tegelikult mängu teie jaoks siis, kui teile perre sünnib laps või kui keegi lahkub teie perest, sellepärast et täna meie e-riigis on kõik need lahendused tehtud selliseks, et ei pea minema ja kuhugile registreerima, vaid kõik asju saab teha kaugelt, turvaliselt ja ilma inimese sekkumata. Meie IT-süsteemid on ka selles vaates hästi olulised, et politseinikul või päästjal, kui ta sõidavad välja ja just nagu politseinikul, kui ta sõidab näiteks perevägivalla sündmusele, siis see politseinik peab teadma, kuhu ta läheb ja kes teda seal ees ootab, et ta peab nägema, kas tal on relvad olemas sellel inimesel, kas tal on varasemalt kriminaalkorras karistatud, et iga politseinik tahab ka õhtul minna tervelt koju oma pere juurde ja veeta toredalt nendega aega, et see on niisugune suur missioonitunne, mida me siin igapäevaselt teeme. Ja see on see, kuhu me siis oma riigi oleme viinud, et meil kõigil, me teame, täna on küll koroonaaeg ja me ei saa pidudel käia, aga ma arvan, et me igaüks oleme tundnud seda, et kui me õhtul pidu lõpeb kell 2 ja me kodu on kilomeetri kaugusel ja mingil põhjusel taksot ei tule, siis me võime ka läbi pimeda pargi jalutada ja me teame, et me jõuame turvaliselt koju. Ja kui juhtub midagi, siis politsei tegelikult kas saab kaamerast vaadata seda või leiab selle kurjategija üles ja see ongi see, mille pärast me töötame siin igapäevaselt ja mille nimel me oleme valmis panustama ja koostöös erasektoriga leidma veel paremaid lahendusi. Et ma kutsuks isegi tegelikult üles, et tulge, rääkige veel. Ja kui te näete, et midagi on puudu või midagi võiks veel lisada, me oleme täna valmis riigiasutusena teiega koostööd tegema. Meil on omad piirangud, meil on hanked ja igasugused muud toredad asjad, aga kindlasti oleme me valmis veel paremaks riigis kujundama seda kohta, kus me elame.